Iga asi töötab paremini, kui ta on sisse lülitatud. See on üldine elukogemus, ma usun paljudel. Teine nõuanne on veel, et kui mitte miski enam ei tööta, siis lugege instruktsiooni. See on väga vajalik. Samamoodi. Täna on hea karjase pühapäev. See teema on hea karjane. Hea karjane ei ole mitte ainult Jeesus, kellest me oleme harjunud kuulma ja kellest me instinktiivselt mõtleme, kui sellest juttu tuleb, vaid hea karjane oled sina. Hea karjane olen mina. Ja sellel ei ole midagi pistmist nii otseselt, kas keegi on pastor või jutlustaja või ei ole, sest et me oleme head karjased oma elu üle ja nende inimeste üle, keda Jumal on meie ellu läkitanud. Sest alati on keegi, kes küsib meie nõu, alati on keegi, võib-olla kes sõltub meist ja võib-olla avalikult seda isegi ei tee, ei huvitugi nii väga, mida sina arvad. Aga ma olen tähele pannud, et kui inimese ellu tuleb Jumala ligiolu, siis kaasinimesed hakkavad pöörduma tema poole nõu saamiseks. See on täiesti üks hämmastav efekt ja ma mäletan, kui minu elus see juhtus, siis ma olin absoluutselt hämmastunud selle üle, et mitte kedagi on kunagi huvitanud, mida mina arvan või mis üleüldse. Võib-olla ainult mingites erialalistes küsimustes, aga mitte kunagi mingites muudes asjades. Aga nüüd hakkasid inimesed tulema ja ütlema, kuule, ütle mulle, mis see ja kuidas, mis ma peaks tegema seda või mis sa sellest arvad. Või ma olin täiesti hämmastunud ja mis oli kõige ilusam selle juures oli see, et ma mõtlesin iga kord neid asju kuulatus, et kallis vend Vähke, et mina küll ei tea, mis sa peaks tegema ja teen suu lahti, et ütelda talle seda, et kuule, et sa oled vale inimese juurde tulnud. Ja siis kuulen ennast ütlemas hoopis midagi muud, ise imestan, oda, see oli küll hea. Aga see ei olnud nagu mina, see ei olnud minu tarkus või minu mingisugune asi, mis välja tuli. Ma õppisin nii nagu Kristjan minu meelest siin praegu selle armulaua käigus, oli nii armsasti, oli Püha Vaim rääkis ühele ja teisele ja kolmandale. Ma usun, et see on see, millest me räägime. Tegelikult see on kristlus või kõige sügavam sisu, Jumal kommunikeerumas ja suhtlemas oma rahvaga, oma inimestega. Amen. Ja sellepärast võib-olla sa mõtled, et mina ei ole karjane. Kui sul on lapsed, sa oled karjane. Kui sul on abikaasa, siis sa oled karjane. Ja ma tean, et mõnedki naised ütlevad, et ja, seda me teame, et see on kõige raskemini kasvatatav tüüp meie perekonnas on see abikaasa. Aga sellest hoolimata on midagi ei ole teha. Ta on meile antud kohaseks abiks. Abikaasa on minu abikaasa, minu naine on antud mulle kohaseks abiks. 2 punkti selle juures. Esimene, see, kes mind lõi, arvas, et mul on abi vaja. Mina muidugi ei arva nii. Nagu öeldakse, et meestel on üks ühine tunnus, nad mitte kunagi ei küsi teed. Kuskilt tal võib kaart olla, ta võib olla eksinud 3 tundi, aga naine ütleb, küsiks kellegi käest, kus miski on, kes on kohalik. Ei, see ei ole võimalik. Aga nii või teisiti me vajame abi, mina vajan abi, on kohti, kus ma üle pingutaksin ja on kohti, kus ma ei pingutaks üldse. Ja siis on mul keegi, kes nügib mind õiges suunas, aga ma tean, et ta armastab mind. Ja sellepärast on seda lihtne vastu võtta, see ei ole keeruline. Amen. Ja samamoodi tema vajab abi, abikaasa vajab abi. Ja ma ei ürita teda ümber kasvatada. See on sõnum nagu kõigile abielumeestele. Jäta oma naine rahule ära kasvatada. Lase Jumal kasvatab teda. Ja küsi parem Jumalalt, kuidas sa peaksid teda armastama. See on päris tõsi. See on selge, et meil kõigil on puudujääk ja teinekord on ka oluline nendest rääkida, aga usu mind, nõudmiste esitamine ei ole see viis, kuidas asjad paranemaks lähevad. Keegi ütles, et ära tee etteheiteid, tee parem ettepanekuid. Ja kui sul on mingisugused vigadele vaja osutada, siis tee seda komplimentide vormis. Tähendab, nagu kuidagi näiteks kui keegi ütleb sulle, et see või teise asi on halvasti, siis meil on, või et sa ei saanud millegagi hakkama, siis meil on niisugune omadus, et me tõmbame kaitsesse kohe, nii, see inimene on mu vaenlane, ta ründab mind. Aga kui keegi ütleb, et tead, see ja teine ja see tuli sul väga hästi välja,
aga kui sa teeksid veel niimoodi või teinekord mõtleks enne kui ütleks või midagi muud selliseid asju, siis oleks veel parem. See kuidagi läheb palju paremini kohale. Olete tähele pannud. Et sedapidi on see asi tegelikult ka suhtlemise kunstis natukene. Aga see on ka karjase ameti juurde kuuluv asi. Sa pead teadma, kuidas rääkida ühega, kuidas rääkida teisega. Lapsed ei ole ühesugused, see, kuidas sa saad ühega rääkida, ei ole see, kuidas sa saad teisega rääkida. Nad vajavad erinevat lähenemist, samamoodi ei ole inimesed su ümber ühesugused, samamoodi isegi su koduloomad ei ole ühesugused, kodulemmikloomad ei ole ühesugused. See ei saa sisalikuga suhelda nii, nagu sa oma kassiga räägid. No kass muidugi, tema ükskõik, kes sa räägid või ei räägi, ta ajab ikka omari taha, aga koeraga ütleme nii. Öeldakse, et koertel on peremehed, aga kassidel on teenindav personal. Selle kohta oli kunagi üks selline lugu isegi, kuidas üks kass ja koer surid ära ja läksid taevasse ja Jumal ütleb siis ukse juures neile, et põhjenda koer, miks ma peaksin sind siia laskma ja koer ütleb, et ma olen ustav sulle, ma valvan sinu vara, ma ei lase kedagi võõrast sisse ja võitlen sinu eest kas või surmani. Ja Jumal ütleb, et see on päris hea, et tule sisse. Et kass, mis sina arvad? Kass ütles, ma arvan, et sa istud minu toolil. Et see on, mõned inimesed on ka sellised, aga ka nendeni peab kuidagi jõudma. Olete nõus? Ja Jumal tegelikult on kohale tulnud ja tuleb meie kaudu kohale väga tihti nende inimeste juurde, sest nendele ei saa otse midagi öelda. Aga teinekord see, et sa kohal oled ja Jumala vaim on sinu sees, see räägib palju rohkem, kui sina ise iialgi võiksid rääkida. Ma olen korduvalt rääkinud ühest kogemusest, mis meil oli Kanadas. Me olime ühe koguduse parkimisplatsil. Me olime tulnud teenistusele, sest see oli üks võimsa ülistusega kogudus ja me tahtsime väga näha ja osa saada sellest võitud teenistusest. Aga me tulime tund aega varem kohale. Ja seal ei olnud mitte kedagi. See ülistusgrupp tegi proovi sees ja oli palve enne kogudust ja uksed olid kinni, meid lastud sissegi. Ja me istusime tund aega parkimisplatsil. Ja selle tunni aja jooksul Pühavaim pani mulle sellise jutluse, sest ma olin selle koguduse mõju väljas. Ma olin nende palvete ja selle osaduse mõju väljas, et kui me teenistusele läksin, seal ei toimnudki nagu midagi erilist, mis mulle muljet oleks avandanud. Aga see parkimisplats, ja ma tean palju kordi sellised, kus inimene, kes on täidetud Jumala vaimuga, tuleb, istub su lähedale või siseneb sinu tuppa ja sa tunned, elulaine tuleb. Ja sa hakkad nägema asju, mida sa ei näe, sa hakkad taipama asju, mida sa siiamaani ei ole taipanud ja see ei ole mitte etteheidete vormis, et kui sa oled selline. Kas sa tead, kes teeb niimoodi etteheidja? See ei ole Jumal. Ma võin sulle ette öelda. Ja kindlalt ei ole Jumal. Jumal ei ole tulnud ütlema, sa oled selline ja üldse ma ei taha sinuga tegemist teha üleüldse. Mina arenen nurga taga ja katsu inimeseks saada ja siis võib-olla, kui sa oled kuidagi natuke rohkem inimese kuju võtnud, siis võib-olla võtan su jutule. See on religioosne viis. Seda juttu räägivad religioossed teemonid. See ei ole Jumala jutt. Kas sa tead, mis on Jumala jutt? Jumala jutt on hoopis teistsugune. Ta ütleb, et igaüks, kes tahab, on tere tulnud. Amen. Igaüks. Küsimus on, kas sa oled igaüks. Kui sa oled igaüks, siis sa oled kutsutud. Amen. Ja ta ei ütle, et hakka inimeseks ja siis võib-olla ajame asju. Ta ütleb, et tule minu juurde, las mina teen sind inimeseks ja siis ajame asju. Amen. Ja sel ajal, kui sa inimeseks saad ja kui ma sinuga seda teen, juba siis ma kasutan sind. Amen. See on täiesti teine sõnum. Kurat ütleb, et sa ei kõlba ja mine ürita saada kõlbavaks, ehk ürita välja teenida seda. See on täiesti vale evangeelium, see on võlts evangeelium ja hoidku Jumal, seda on kirikutes aastasadu jutlustatud. See on õudne. Jumala evangeelium on täpselt vastupidi, tule minu juurde, las mina teen su korda. Amen. See ei toetu sellele, mida sina oled või sina suudad, sest muidu minu naine läheks taevasse ja mina istuksin nukralt selle ukse taga. Sest et tema on tublim kui mina. Mina olen selline tüüp, keda välja visati igalt poolt ja kelle eest pedagoogid teda koolis hoiatasid, et on ohtlik inimene. Neil oli õigus loomulikult. Et mida ma tahan öelda lihtsalt on see, et Jumala sõna ütleb meile Kolossa kirjas, et ta on meid teinud kõlbavaks. Tänades isa, kes on teinud meid kõlbavaks, kes on teinud meid kvalifitseeruvaks. Osa saama pühade inimeste pärandist valguse kuningriigis.
Vau! Ja ta on teinud sind kõlbaks. Rooma kiri 8. peatükk ütleb, et need, keda ta on ette ära tundnud, need on ta ka kutsunud enda juurde. Jeesus ütles, et ise ei saa Jumala juurde tulla. See peab olema Jumal, kes tõmbab sind tema juurde. See ei ole enda tulla. Ei ole ka enda meelt parandada. Amen. Vaid need on Jumala annid. Ja sellepärast on nii imeline, kui seal on kirja pandud, et ma tahan, et keegi ei hukkuks. Ta tõmbab kõike. Küsimus on, kas me selle tõmbale reageerime. Kas me teeme koostööd temaga. Amen. See on ainuke asi. Nii et ütleme kõik ühe asja koos. Ma olen tahetud. Jap. Jumal tahab mind. Amen, absoluutselt. Tema tahab mind. See on väga-väga oluline. See on kõigi asjade alus. Sa ei oleks olemas, kui Jumal ei oleks tahtnud, et sa olemas oled. Sa ei istuks siin. See fakt, et sa olemas oled, tähendab, et Jumal tahab sind. Amen. Ja see on tegelikult, nagu Gandalf ütles ühes toredas loos, see on väga julgustav tõsiasi. See on väga julgustav asi. See on tõsi, absoluutselt. Ja nüüd teine asi, et keda ta on ette ära tundnud, sest ta teab väljapool aega, kuhu sa oma valikutega lõpuks välja jõud, ja ta ütleb, võt näed, selle me võtame, selle tüübi võtame endale. Amen. Ja siis ta ütleb, et näed, sinu me võtame. Ja see tähendab, et on sind kutsunud, ta on tõmmanud sind Kristuse juurde, ta on sind õigeks teinud, ütleb Rooma kiri 8. peatükk, ja ta on sind austanud, ta on olnud oma vaimu sinu sisse. Amen. Ja ta on teinud sind kõlbavaks. Ja tänane kirjakoht, mis on ka minu sõnumi alus, see on Johannese evangeelium 10. peatükk. Ja siin on salmid 14, ütleb väga ilusasti. Ja ta ütleb siin ka, salmis 14. Nüüd loomulikult, siis kui ma seda lugeda, siis ta hüppab meil kuskil ära. Mina olen hea karjane ja ma tunnen oma lambaid ja minu lambad tunnevad mind. Amen. Ma olen hea karjane, ma tunnen oma lambaid, mina ja minu lambad tunnevad mind. Ja siin on veel natukene edasi, ta räägib veel sellest, salm 27. Minu lambad kuulevad minu häält ja ma tunnen neid ja nad järgivad mind ja mina annan neile igavese elu. Ja nad ei hukku iialgi, sellepärast ja ükski inimene ei või kiskuda neid minu käest ära. Keegi ei saa neid minu käest kätte. Amen. Vaatame korraks, mida ta ütleb siin. Mina tunnen oma lambaid. See tähendab, et Jumal tunneb sind. No seda on lihtne uskuda. Amen. No lõpuks ikkagi Jumal. Okay. Aga minu lambad tunnevad mind. Vaat siin on nüüd see esimene konks. Kas sa tead, et sa võid terve eluaja kirikus käia ja Jumalast üldse mitte midagi teada? Ja see on probleem. Paulus kirjutab ühes kirjas kogudusele, sest ma ütlen teile häbiks, et paljudel ei ole Jumala tundmist üldse. Ja see on väga laialt levinud asi, et inimesed ei tea, milline olend Jumal on, ta ei tea, mismoodi nad mõtlevad, ta ei tea tema iseloomu, nad ei tea evangeeliumi, nagu seda saladus ei ole neile lahti läinud, seda ei ole neile õpetatud ja seda ei ole neile nagu kontidesse ehitatud. Aga Jumal tahab, et me teaksime seda. Amen. Ja esimene asi on see, et minu lambad tunnevad mind. Nad ütlevad, et mina tunnen neid ja nemad tunnevad mind. See tähendab, et nemad on mulle lahti sisemiselt. Ma saan liikuda nende elus. Nad on ennast avanud mulle. Ma tunnen neid. Amen. Religioossus on midagi muud. Sa võid olla religioosne, sa võid käia kirikus, osaleda talitustel, sa teha kõike, istuda, tõusta ja panna korjanduskarpi ja kõike. See kõik on väga kena, aga kui sa Jumalat ei tunne, sa ei ole avanud ennast Jumalale kunagi, siis see on tühi töö ja vaimu närimine. See on lihtsalt religioosne väline käitumine, sama hästi sa võiksid partei koosolekul käia. Päris tõsiselt. Sest see on lihtsalt ideoloogiline mingisugune asutus, kus teatud juttu aetakse, sa ütled, jaa, väga sügav, tore, aamen. Aga see ei muuda sind, see ei puuduta sind, saad aru, mida ma mõtlen. Aga kui ma tunnen oma lambaid, see tähendab, et midagi Jumalalt on puudutanud sind ja sa oled avanenud, sa oled selle ära tundnud ja sa oled lahti läinud sellele. Taavet ütleb seda niimoodi, et kui ainult leidus su sõnu, siis ma neelasin neid. Aamen. Tead, kui paljude inimeste ees on Jumala sõnad ja nad ütlevad,
mis asi sees on? Jama. Mul on üks väike lapselaps, aastane pisikene põnn ja ta ema õpetas teda ütlema jama. Ta käib aeg-ajalt ja ütleb jama. Ise on niisugune. Võt. Aga Jumala sõnad võivad olla meil ukse ees, nina ees ja mõned ei võta neid. Aga teatud tüübid võtavad. See on Jumala sõna. Wow! See on rohkem kui lotovõit või rikkaks saamine või ma ei tea, mingisugune muu edu. See on rohkem kui avalik tunnustus või midagi. Need on Jumala sõnad. Sellel on igavene väärtus. Mul on vaja seda nagu õhku. Amen. Need krabavad seda endal. Ja teine asi, minu omad tunnevad mind. See tähendab, et neil on olnud niisugune, nagu Meelika tunnistas siin enne, et tal on lapsest saadik olnud niisugune lähedane, hea, tugev osadus Jumalaga. Amen. Sest kui me hakkasime temaga tutvuma, siis seal oli igasugust probleeme, millest me rääkisime küll seda, teist ja kolmandat, nagu ikka inimeste elus. Ja siis ta ütleb sinna vahele, Jumal näitas mulle seda juba aastaid tagasi. Ma olin, sa ei saa seda teada. See ei ole võimalik. Kui Jumal ei ole inimesele seda näidanud, siis ta ei tea seda. Ja sealt tuli järjest sellised asju, siis ma saan aru, sul on mingi pärand, sul on mingi vundament, mis on juba enne olnud, enne kui Jumal on sind tänasse päeva toonud ja see on täiesti imeline ja see on midagi sellist, millesse Jumal meid kutsub. Minu küsimus on see, et esimene kohe salm, kas Jumal tunneb sind? Tead on ühed tüübid, kes kasutavad Jumala sõna, käivad ja teevad isegi imetegusid ja kuulutavad evangeeliumi, on välised nii usklikud, et siga ka ei söö. Ja siis, kui läheb viimseks kohtupäevaks, siis Jeesus ütleb neile, et mina ei tea teid, ma pole teid kunagi tundnud. Minge minust eemale ülekohtu tegijad, sest nende eludes on ülekohus või kurjus või patt või mingi selline asi. Amen. Mina ei tunne teid. See tähendab, et Jumala sõna töötab isegi nende käes, kes ei ole kristlased. See on nagu füüsikaseadused töötavad heade ja kurjade jaoks. Ühtemoodi. Amen. Aga ta ütleb ühtedele, et ma ei tunne teid, ma ei ole teid kunagi tundnud. Ja teistele ütleb, ma tunnen teid. Ja ta ütleb, minu lambad tunnevad mind. Kas sa tunned teda? Ja kui ei tunne, täna on parim aeg hakata tundma. Ja ma olin juba tükk aega pastor olnud ja ma avastasin, et ma ei tea Jumalast mitte midagi. Mul on hulk teadmisi, mul on hulk õpitud materjali, mul on tausta ja pärandit ja kõike sellised asju, aga ma ei tea teda. Ja siis ma hakkasin palvetama, et Jumal, ma oleks vaja tuttavaks saada kuidagi. Oleks kuidagi juhata mind, et ma võiksin hakata taipama, kes ja missugune sa oled. Ja sealt hakkas tulema mingisugused killukese siit ja killukese sealt ja see pilt hakkas kokku tulema. Ja ma mõistsin, et vau, ta on täiesti teistsugune, kui minu pilt oli olnud. Täiesti teistsugune. Ja võttis mõnda aega, et ma selle religioosse pildi sain nagu jalust ära, sest see kogu aeg tuleb tagasi ja see on nagu kontidesse kasvanud sulle. Siis mõtled, käi minema, viskis jälle see mingisugune, tead, sa oled nagu kalavõrgus, koperdad ringi, nagu suure silmaga võrgus, tähendab, sa mõtled, et see ei ole üldse hea. Igal juhul ta ütleb väga ilusasti, minu lambad kuulevad minu häält, mina tunnen need, nemad kuulevad mind, nad kuulevad mu häält. 3. punkt. Tead, see on miski, mida mitte miski muu ei asenda ja see on see, et Jumal räägib sinu südamesse. Püha vaimu hääl ütleb sulle asju. Seda on eriti näha mõne inimese elus, kes kogu aeg liigub vaimus, aga nad on tavaliselt suure osa oma elus pühendanud palvele Jumala otsimisele. Amen. Ja see tähendab, et me kõik võime kuulda seda häält, me oleme kõik ehitatud kuulma seda häält. Ja see ei ole midagi, et sa üritad metsikult kuulda niimoodi, et kuuled isegi prussakas osinat, aga näed, Jeesuse häält ei kuule. Et see ei ole niimoodi. Vaid kui Jeesus räägib sulle, siis on rahulik ja selge, sa ei pea oma kõrvu ja kuulmist pingutama, sa tead, mida ta ütleb. Ta on mulle vahest öelnud asju, ma tean täpselt, kui ta mulle ütleb, sest see nagu keegi ütleks sulle, sa mõtled, kes siin on? Seal ei ole kedagi, aga see on nii selge kõne, nagu keegi sulle häälega ütleks. Ja sa kuuled seda oma sees.
Palun mitte segi ajada psühhiaatrilise diagnoosi, kus inimene kuuleb hääli ja hääled käsivad tal, ma ei tea, kööginuga võtta ja kellelegi sisse torgata või ennast ära tappa või midagi. See on psühhiaatriline konditsioon või see on diagnoos, see on ravitav muide. Et selles mõttes me ei räägi sellest. Me räägime sellest, et Jumala sõna sinu sees on väga selge, väga rahulik, väga selge. Ja tead, mida piibel ütleb selle kohta? Kui sa kuuled Jumalat ütlevat endale midagi, see on see, millest usk tuleb. Sest su vaim tunneb ära, et seda ütles Jumal. Ja nüüd sa tead, kuidas asjad on. Mitte sa ei arva, sa ei looda, sa tead. Ja võib-olla täna asjad väliselt ei ole nii, aga sa tead, et nad saavad olema nii. Ja see on sama hea, kui sa näeksid nurga taha tulevikku. Amen. Ja nüüd sa saad oma kaardid mängida niimoodi, et sa tead, et see igal juhul tuleb. Amen. Tänu Jeesus. Amen. Nüüd on see, et kas sina kuuled Jeesuse häänt? Ütlen mõned asjad, mis võivad selle kinni panna. Esimene asi on loomulikult patt. Me elus on mingisugune jama, mis on ära klaarimata, mis käime. Kristjan rääkis täna sellest, mõnes vihjas mõnele asjadele, mis on nagu jalas või takerduvad või mis on ühel või teisel viisil. Piibel ütleb, et see hõlpsasti takerdab meid. Vanatestamendi Jesajas ütleb, et ta on nagu sein meie Jumala vahel, et meie palved ei lähe läbi ja ka tema hääl ei kosta meieni. Ja see tähendab, et see vaba Jumala vaimu vool läbi meie vaimu on takistatud. Esimene asi, mida sa saad teha, et see hääl hakkaks kostma, on see, et tee plats puhtaks. Tee plats puhtaks. Mine Jeesuse juurde, kui vaja, mine pastori juurde, otsi endale keegi õde või vend, keda sa usaldad, mine pihi oma jama ära, pange see koos Jeesuse vere alla ja ole vaba ja sa hakkad kuulma häält. Amen. Kas sa tead, kui Jeesus läks ristimisele, ta läks ristimisele, veega ristimisele, ta läks risti Johannese juurde. Risti Johannes, tema ristis veega meeleparanduseks. Meeleparandus on siis patust pöördumine, eks ole, kurja hülgamine, nii edasi. Ja Johannes vaatab Jeesus, ütleb, et kuidas sina tuled patust pöördumise ristimisele. Et kui sul ei ole ju pattu, sina oled see, kes mind peaks ristima hoopis, eks ole. Ja Jeesus ütleb, et ei, et nüüd las olla ikka nii, nagu praegu on. Nõnda on meie kohus kõik õigus täita, sest ta oli uus Aadam. Ja ta pidi võtma enda kanda esimese Aadama patu. Ja esimene asi, mida ta tegi, oli meeleparandus. Ja ta tuleb meelt parandama, Johannes sai sest aru, ta ristis teda. Ja sa tead, nii kui ta teda oli veest, Jeesus ütles, et kui ta oli ristitud, ta tuli kohe maid tuli veest välja. Ta ei jäänud sinna istuma, sinna vette. Tead, me tahaks teinekord sinna kaelani vette. Küll on hea patud, on andeks antud. Aga Jeesus ütleb, ei, tule välja, elu hakkab nüüd. Ja nii kui ta välja tuli, püha vaim tuli tema peale. Ja sama on ka meiega, kui me oleme meeleparandus, siis püha vaim vabaneb meie ellu. Amen. Nagu Allan Kroll ütleb selle kohta vähemalt säästu aameni võiks ikka öelda. Okei. Igal juhul tähendab esimene asi, asjad sirgeks, plats puhtaks, et püha vaim vabaneks su ellu. Amen. Ja teine asi, võib-olla uhkus ja andeks andmatus. Sellised asjad, need välja, vaata, et see plats oleks ka puhas. Amen. Ja kolmas asi, alistu Jumalale. Alistumine teinekord, ma olen jalandlik. Võib-olla isegi oled. Aga tead, mis on teinekord väga suur takistus? Kui Jumala sõna ütleb, et sa oled see ja teine ja kolmas, me ei usu. No ja ma tean küll, et piibel ei ütle. Mul küll sellist tunnet ei ole. Kumb nüüd on tõsisem? Kas sinu tunne või Jumala sõna? See on see alistumise koht tegelikult. Võtame selle kõige raskema vormi. Ma tean, mõni on mulle väga lähedane olnud inimene, kes on selle all kannatanud, kes on räigelt haiget saanud. Keda on hüljatud, solvatud, reedetud ja nii edasi, nii edasi. Ja ta on õudselt haiget saanud, sest need on tavaliselt tundlikud inimesed. Ja sa ütled neile, et jäta see Jeesuse risti alla. Anna see valu ära. Anna see reetmine ära, jäta ta sinna ja tõuse üles, las Jumal tervendab sinna ja läheme edasi. Amen. Ei, sa ei saa aru. Ma ütlen, et Jeesuse veri lepitab ja puhastab kõik, see on üle kõige, Jumala vägi tervendab kõike. Jah, aga sa ei tea, mis mulle tehti. Sa ei tunne seda valu, mida mina tunnen. Ühesõnaga, sinu probleem on suurem kui Jumala lahendus. Kas sa tead, mis asi see on? See on mäss.
sa ütled, et Jumal on liiga pisike, et minu probleemiga hakkama saada. Sellepärast me räägime alistumisest. Siin ei ole midagi teha. Jumal ei ole liiga pisike, et sinu probleemiga hakkama saada. Amen. Ei ole. Ja see on, tead sa, mis esimene asi, et sellest välja tulla, on see, et sa lihtsalt ütled, Jumal, ma tunnen, nagu see oleks nii, aita mul sellest välja tulla. Ma tunnistan, et su sõna on suurem, aga mul on raske teda sees kuidagi omaks võtta või aksepteerida. Aita mind. See on parim, mida sa teha võid. Sa ei pea Jumalale ütlema nagu mingi pioneeri koosolekule, kõik on hästi, Jumal, halleluuja, siin planeet maa, meil on kõik hästi. Sul on taevas niikuinii hästi loomulikult. Et selliseid totakaid ettekandeid ei ole ju kellelgi vaja. Amen. Vaid, et ta on valmis selleks, et sa tuled oma probleemiga nii, nagu see tegelikult on. Räägi talle asjast. Tal ei ole vaja sisse juhatust ja kui aus olla, tead sa, mis me kõigepealt kasutame hirmsasti aega palves, et teda informeerida. Usun, ta ei ole vaja seda. Kiri ütleb, et ta teab, mida me vajame enne, kui me palume. See on õige, et me valame oma südame tema ette välja, aga see on natuke teine asi, kui talle seletada, mida tema tegema peab. Oled nõus? See pigem oleks mõttekas tulla ja öelda, et Jumal, räägi, su sulane kuulab. Juhata nüüd, mida me tegema pead. Sina tead mu olukorda. Sa tead seda, mul on siin see, siin on haav on siin on raskus, siin on probleem. See. Tule aita mind. Tule juhi mind oma vaimu läbi. Läkita ma juurde inimesi, kellel on nõu minu jaoks. Läkita mind nende kohtade peale, kus sinu sõna jõuab minuni. Amen. Loo need kontaktid. Kui su elus on mingi inimene puudu, Jumal, läkita mulle see inimene. Sa oled võimeline seda tegema. Ma olen oma abikaasaga koos, me oleme korduvalt, vähemalt 2 või 3 korda oleme me niisuguses olukorras olnud, kus me oleme üsna kindel, et me oleme kuidagi inglid olnud tegevuses. Sest et neid inimesi ei ole hiljem, mõni meeter hiljem ta on haihtunud ja ei ole neid, midagi ei ole, aga olukord on lahenenud kuidagi. Mingid sellised asjad. Ja meie laste elus on samasugused asju, kus keegi tuleb, ütleb sulle 2 või 3 lauset, mis panevad terve selle elu paika. Ja sa saad aru, et inimesed niisuguseid asju ei tee. Tavaliselt 99% ei tee. See ei ole täiesti võimatu, see on väga ebatõenäoline. Igal juhul minu lambad kuulevad mu häält ja mina tunnen neid. Ja see viimane punkt ja nemad järgnevad mulle. See tähendab, et ma olen alistunud ja ma järgin Jeesust. Ma ei järgi inimesi, ma ei järgi, ma ei tea, mingit muud ideoloogiat. Ma ei järgi seda, mida kõik arvavad. Ma järgin seda, mida Jeesus mulle südames ütleb. See on kõige kallim. See on kõige tähtsam. Sest see on minu elu. See on see õhk, mis läbi käib, mis annab mu elule tähenduse ja mõtte. Amen. Ja sellepärast nad järgivad mind. See on kriitiline. Kui sa mõtled, et see on lihtne lause. No loomulikult, jah, tema lambad tunnevad, tema tunneb oma lambaid ja nad järgivad teda. No need on need, mida need lollakad lambad ikka teevad. Ikka käivad mää oma juhi järgi. Aga vaata, asi on selles, et kui sa lammastest midagi tead, siis ega need lambad ei ole ikka nii väga ilusad järgijad küll. Nad on kõige kangekaalsemad ja topedamad elukad, keda sa üldse võid ette kujutada. Nad oskavad igalt poolt ära eksida. Neil on 100 ideed, kuhu nad lähevad ja neil on isegi see vist minu meelest, kui ma mäletan õigesti, nad ei saa ise, kui nad on selja peal, nad ei saa ise püsti tagasi enam. Et mingi selline värk on. Et kui sa selja peale enam ise püsti ei saa, siis on vaja, et karjane tõstab suust jalgale. Amen, juhtub seda ka. Ma olin üllatunud, kui ma seda kuulsin. Olin Saaremaal ühe lammaste pidaja juures peres, kus olid lambad ja kui nad ütlesid seda, mõtlesin, see ei ole võimalik. Aga see on võimalik. On niimoodi. Need sellised asjad juhtuvad. Tänu Jeesusele. Mina tunnen ja nad järgivad mind. Ja järgneb tõotus. Ja mina annan neile igavese elu. Ja nad ei hukku iialgi. Nad ei hävi iialgi. See tähendab, et nad ei lakka olemast kunagi, isegi siis, kui nad surevad. Nad ei hävi. Amen. Ja keegi ei saa neid kiskuda minu käest. Minu isa, kes nad mulle andis, on suurem kui kõik. Ja ükski inimene ei ole võimeline need tema käest ära kiskuma. Mu isa käest. Mina ja mu isa oleme üks. Amen. Minu mõnest on see üks äärmiselt julgustav sõnum. Amen. Jeesus on meie karjane. Amen. Minu asi on olla nagu fanaatiliselt Jeesuse järgi lausa.
Ja üks asi, mida ma panen tähele, et meil on teinekord on probleem, et selle aja mured, maailma elu mured, teate, kui palju asjade pärast on vaja muretseda. Ma muretsesin endale uue auto, kui aga muretsid. Ja nii edasi. Ja muid selliseid asju, inimesed muudkui aga muretsevad. Mina olen ka meister muretseja. Ma tahaksin kõike ette mõelda ja nurra taha näha ja kõik nii edasi. Aga Jumala vaim ütleb, et väga lihtsalt usalda mind. Ma ütlen sulle, mida teha. Ma teinekord olen mingisuguse pika plaani teinud ja siis selle ära teostanud ja olen väga rahul endaga. No nii, selle asjaga nüüd korras vähemalt. Ja siis pühavaim ükskord tuli ütles mulle, see pole üldse tähtis. See ei olnud küll see, mis ma üldse kuulda tahtsin, aga see pole üldse oluline. See tähendab, et ma ei kuulanud kuskil teda. Mul oli endal idee, ma läksin teostasin ära ja ütlesin, et Jumal õnnista seda, mida ma sinu riigi jaoks nüüd tahan teha. Jumal ütleb, et mina ise ehitan oma riiki. Tee nüüd nii, nagu ma ütlen, siis on see asi natuke teistpidi. Amen. Meie kristlase elu ei ole ju tegelikult mitte midagi muud kui Jeesusega koos käimine. Amen. Aga vaadake, missugune kommunikatsiooni rikkus siin on. Aga see on pidevalt enesele suremine. Jumal, miks me siit läheme? Siit oleks ju palju otsem. Ei, me läheme siit. Aga miks me tagasi läheme? Me pidime ju edasi minema. Vahetal vajan minna paar sammu tagasi ja jõuda kaugemale edasi. Ja meil on 100. Aga miks tema siit ka ei tule? Mis see Kristjan minust parem on? On ju? Eks ju? Sellised asjad. Aga miks? Ja nii edasi. Ma ei hakka rohkem rääkima. Me teame seda igaüks ise. Amen. Ma usun, et on õige paluda. Oled nõus? Hea Isa taevas. Me oleme sinu lambad. Ja tõsi on, et mõni on meist eriti kangekaelne, eriti loll. Aga sina tunned meid ja sa oled armastanud isegi neid kõige lollimaid. Ja sa oled kutsunud meid. Ja kui keegi meist on selili ja ei saa enam püsti, siis sa tuled ja tõstad meid armastavad püsti. Sa ei löö meid jalaga, ei mõnita meid, aga ei jäta meid sinna hädasse huntide kiskuda, vaid sa tuled ja aitad meid uuesti edasi. Ja sa ma palun, et sa annaksid selle ilmutusliku teadmise sellest, kuidas sina oma rahvaga, oma lammastega suhted, milline karjana sa oled, kuidas sa meid juhid, mis moodi see asi käib. Me võiksime usaldada sind ja õpiksime ise olema iseendi ja nende inimeste üle, keda sa meie eludesse oled läkitanud, samasugused. Me võiksime projekteerida sind või kuidagi peegeldada sind oma suhetesse ja oma asjadesse. Selleks me palume, et sinu kallis püha vaim tuleks ja aitaks meid tänasel päeval Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Aga sa tead, et kui täna on mõni nendest asjadest, sa tunned ära, et jah, ma tean küll, et teised käivad, aga mina ei käi. Tule palvetama pärast seda teenistust. See on kõige mõistlikum asi, mida sa teha võid. Amen. See on absoluutselt kõige parim asi. Kui sa ei ole kunagi Jumalale ennast avanud, täna on parim päev, ära lükka seda edasi, see sõltub kogu edasine asi. Amen. Amen. Tänu Jeesusele. Amen. Amen. Mida? Lõpulugu, ütleb pastor Kristjan. No lõpulugu siis. See lõpp ongi, nagu ütles kommunistlik lektor Saaremaa kaluritele.